Tere head jalgrattaspordisõbrad, mõnusat suve lõppu teile. On 26. august, tervitan teid Vilniuse südalinnast parlamendihoone lähistelt, kus äsja lõppes Balti keti velotuur. Aga et sündmustest täit pilti saada, siis peame minema mõned päevad varasemasse aega. 21. augustil sai velotuur alguse Tallinnast Toompealt. Rahvusvahelise jalgratturite liidu UCI kalendrivõistluste hulka kuuluval Balti keti velotuuril startis tänavu 18 meeskonda ja 104 ratturit. Pooled meeskondadest olid profitiimid, lisaks mitmed rahvuskoondised ja erinevate riikide amatöörklubid. Leedulaste suurimad lootused olid kahtlemata seotud rahvuskoondise ning nende liidri Londoni olümpia võistelnud Gediminas Bagdonasega. Lätlaste ootusi hoidis üleval Indulis Beckmanis Rietumu Delfin profitiimist ning eestlased võisid eeldatavalt panustada Endura Racingu profi Rene Mandri ja tuuri mulluse võitja Erki Pütsepa peale. Kui starti tulla, siis ikka võidu mõtetega, ega siin kaotama ei tule nagu kunagi, aga eks sõit näitab, et ma võtan nagu päev-päevalt ja ma ise arvan, et ma lähen nagu päev-päevalt ka paremaks, et kui siin paljud mehed tulevad Euroopast ja suure võistluskalendri pealt, siis ma olen siin rohkem Samsung kappe sõitnud. Aga eks näis, natuke kahju, et need raskemad etapid on alguses ja lõpp on kergem, et mulle sobiks rohkem, kui algul oleks paar sugust kergemat päeva ja lõpus siis raskemad, aga eks näis. Моя задание на генеральный зачет идти, молодые парни, там, как Эмил Слепинч, постараются на этап какой-то тоже. И главная задача выступить хорошо на латвийском этапе? Ну, наверное, да, но посмотрим. And this year also coming good team, like Konovalos, me and other young guys. And again, try like this for stage and maybe also for general. Today, this race for me more important just in Vilnius. Try there for victory. Eks päevakaupa tuleb siin tuuri peal vaadata, kuidas läheb, aga kuna meil meeskonnal on natuke selline õnnetu seis, et järgmine aasta meil seda eksisteeri enam, siis ega me siis mingit meeskonnatööd tegema ei hakka, et igaüks enda eest, et eks see siis näha ole, mida see toob või ei too, et kas käsi kullas või... Kõige eksootilisemaks meeskonnaks oli osalejate hulgas Türgi profitiim Konju Torku Sekerspor, mille liidriks Ukraina sprinter Juri Metlushenko. Для турецкой команды это первый старт в Эстонии. Для меня это уже не первый старт, потому что я же ездил и Гран-премия Тарту, и Гран-премия Таллин. И жена у меня Спярну, тоже эстонка. Так что я тут и тренировался, и буду надеяться, что у меня как бы родные стены в какой-то степени Эстония. Буду надеяться, что мне поможет здесь тоже. Буду выигрывать, по крайней мере. Balti keti velotuurile lausasid Toompealt head sõnad kaasa Eesti Vabariigi kultuuriminister Rein Lang ning Riigikogu esimees Ene Ergma. Nende hinnangul on velotuuri taaselustamine olnud suurepärane idee, mis aitab ajalugu mäletada ning nooremale põlvkonnale teadvustada Balti riikide ühtset vabadusvõitlust 1980. aastate lõpus ja 90. alguses. No ma arvan, et Balti kett omab väga suurt tähtsust ja mul on väga hea meel, et kui see uuesti tuleb välja isegi selle velotuurina, sest elu läheb edasi, nii aeg läheb üle 20 aasta, see tähendab, et meil on juba põlvkond, kes üldse, kelle jaoks see Balti kett on, nagu öeldakse, ajalooraamatust vaatad. Aga kui selline velotuur tuleb juurde, siis on need noored inimesed saavad ka teada, et mida see ometi tähendab või mida see tähendas, ütleme, sel ajal inimestel. Loomulikult kõik, eks see foon on muutunud, aga minu meelest on see väga hea mõte. Velotuuri esimene etapp viis ratturid Tallinnast Viljandisse. Etapi pikkuseks 187 kilomeetrit, kus juures Viljandis ootas võistlejaid Kirsina tordil 3 linnaringi koos kõrgemäe tõusuga. Esimese vahefiniši 38 kilomeetri Raplas võitis Gediminas Bagdonas, kes igapäevaselt sõidab Iirimaa profiklubis Ann Post Sean Kelly. Talle järgnesid Brit Ian Wilkinson Endura Racingust ja Bagdonase tiimikaaslane Leedukoondisest Martinas Maniusis. Suur grupp püsis Raplani koos. Pikema vahega pääsesid 48. kilomeetril minema 2 meest, norralane Björn Tore Hoem Plusbank MBC meeskonnast ning Aleksander Jevtushenko Iter ja Katjuša järelkasvu tiimist. Tandem pidas ees vastu ligi 100 kilomeetrit ning nende maksimaalne edu ulatus 8 minutini. Päeva teise vahefiniši Türil võitis Jevtushenko.
saada võidu. On nii-öelda küüru selga tõmmanud a la Jaan Kirsipuu ja siis liiguvad suurel kiirusel teie mööda. Leedu koondis pani konkurentide valvsuse proovile pärast 120 kilomeetrit võhmalähistel toidupunktis, kus kogu meeskond valusalt tempot tegi. Peagrupis said minema 13 ratturit, kuid õige pea liitus nendega veel 12 meest. Viljandi linnaringidele jõudis ees 25-30 liikmeline grupp. Mägede kuningas Erki püüdma asudes ründas kohe esimesel linnaringil Rootsi amatöörklubi Trek Sweden Racing sõitja Alexander Kingsjö. Minema ta pääseski ning pärast mäefiniši võitu otsustas mullune Rootsi grupisõidu meistrivõistluste hõbe täiskäigul edasi panna. Tagant jõudis sappa vaid hollandlane Rick Ottemaa ning kahekesi jagasid nad ka etapi võidu. Peale jäi Kingsjö, kes edestas parima noorratturi särgi enda kätte saanud Ottemaad 2 sekundiga. I started in the stage 6 this morning, so I was very passive in the whole sales. And then in the middle of nothing, I was in a break, and then I just went around in it, and then it split up, and I was left alone, and I just kept on going. Sorry about the mountain sprint there, because there's only one in the mountain jersey. And then I just kept going, and then another guy caught me up. Then he attacked in the steepest part there, and he left me. And then I kept him in a good distance, and then I caught him up again, and then I beat him in the sprint. So it was really good, really fun. I'm happy. Velotuuri teine etapp läks Viljandist läbi Tõrva Otepääle. Etapi pikkuseks 183 kilomeetrit ja taaskord tuli Otepääl läbida niinimetatud linnaringe. Kui esimesel päeval Viljandis oli linnaringi pikkuseks 6 kilomeetrit, siis Otepääl 14 kilomeetrit. Sõit algas väga aktiivselt, vaatamata sellele, et algul midagi suurt mängus polnud. Esimene vahefiniš ootas alles ees Tõrva 75. kilomeetril. Peagrupp enne Tõrvat kedagi otsustavalt eest ei lastnud ja nii jagati sprindipunkte suures möllus. Taaskord kandis vilja leedulaste koostöö, maksimaalselt 3 punkti pistis taskusse Gediminas Bagdonas. Sarnaselt tavapäevale oli Bagdonase järel teine Ian Wilkinson, 3. kohal spurtis end lätlane Arman Spetšis. Jooksikud lasti lõpuks minema 104. kilomeetril. Ette pääses 5 meest, pluss BMC meeskonnast norralane Jon Anders Gröndal ja Andreas Erland, Eesti rahvuskoondisest Janar-Joel Jõessaar, Itera Katjuša tiimist Artur Šaimuratov ning Saaremaa Viiking meeskonnast Mihkel Räim. Jooksikute maksimaalne edu kasvas 3 minuti peale. Ees jagati omavahel ka Otepää mäefiniši ja vahefiniši preemiad. Mäefiniš 140. kilomeetril langes Mihkel Räime ja vahefiniš 155. kilomeetril Andreas Erlandi saagiks. Õige pea pärast vahefinišit saadi viimased jooksikud kätte ning lõpufinišisse liiguti juba ühtse suure grupina. Kergelt mäkke finišis oli taaskord kõige teravama minekuga Gediminas Bagdonas, kes teenis 2 vahefiniši võidu kõrvale tuurilt esimese etapi võidu. Leedulasele järgnesid hollandlane Dylan Grönewegen ja lätlane Indulis Beckmanis. Liidrisärgi säilitas 70. lõpetanud Alexander Kingsjö. Today really hard race. It's 100 kilometers, always action, always attacking and never stop. And later go breakaway and stop for peace, for eating and a little bit rest. And later work all team for me for sprint just. And leader also good teamwork. It's really hard to go in local up. It's really hard race and really fast. Ja võib-olla ikkab mees oma peast ka tänavuse tuuri võitu, aga igal juhul teise etapi, milline kulges Viljandist Otepääle, võitja on Gediminas Bagdonas. Hetk tagasi selga sai. Velotuuri 3. etapp sõideti Läti pinnal. Alustati Smiltenest ja finišeeriti Riias Pikerneki ringrajal. Etapil pikkust 180 kilomeetrit. Sisulises stardis ründas üksinda austraallane John Anderson Endura Racing meeskonnast. 5. kilomeetriks oli tema edu peagrupi ees juba terve minut.
Kõvas vastutuules ühines Andersoni kõige pea Valgevene koondislane Mikita Žaroven. Kahekesi ees sõites kasvatasid nad edu maksimaalselt 3 minuti ja 15 sekundi peale ning nende saagiks langes mäefiniš 49 kilomeetril ja vahefiniš 57 kilomeetril. Mõlemas võttis esikohapunktid Anderson. Jooksikute vaevad lõppesid üsna varsti pärast vahefinišit C-sises. Kuna tuul puhus enamuse distantsist toorelt vastu, kontrollis peagrupp vaatamata rohketele rünnakutele kogu päeva vältel olukorda üsna kindlakäeliselt ja etapp lõppes ette arvatud grupi finišiga. Seekord saatis edu Türgi tiimi Konju Torku Sekerspoor sprinterit Juri Metlušenkot, kes varasemalt aastaid Itaalia profiklubides sõitnud. Ukraina sprinterile järgnesid üldarvestuses teisele kohale tõusnud Gediminas Bagdonas ja teistpäeva järjest esikolmikusse mahtunud 19-aastane Dylan Groenewegen Hollandi profiklubist De Rike. Pikernike ringrajal toimunud finiš oli närviline ja vihmamärja asfaldi tõttu ka küllaltki ohtlik. Suuremaid kukkumisi suudeti õnneks vältida. Моя команда, видите, сегодня мы разговаривали с утра, чтобы из команды Кольц с Украины мы разговаривали вместе, чтобы сделать что-нибудь подобное, как бы на финиш. Они имели своего финишера и, естественно, финишер. Я с своими ребятами поговорил, мы соединились вместе. И слава богу, пришла эта победа. Ja, liigis pakilles, nes siirad ju tarptoodinas veel jibos. Velotuuri kahel viimasel päeval kulges võidusõit Leedu pinnal. Kõigepealt ootas ratturid ees katsumus Šiauliaist Utenasse, 4. etapi pikkuseks 180 kilomeetrit. Enamuses allatuult kulgenud sõit oli ülikiire ja kujunes velotuuri kokkuvõtet silmas pidades otsustavaks. Täistuuridel kihutamiseks läks kohe algusest peale ning ette moodustus kiirelt 10-meheline grupp. Ebain tabas samal ajal Eesti koondise liidrit ja mulluse velotuuri 3. koha meest Ivo Suurt, kes oli ratta tehnilise rikke tõttu sunnitud velotuuri pooleli jätma. Tabasime ta autokolonni sabas sõitvast katkestajate bussist. Väga tobe katkestamine velotuuril? Täpselt nii, et ütleme niimoodi, et tehnikasport ei ole midagi teha, juhtus niimoodi. Ja probleem oli siis, raam läks katki? Võib öelda küll niimoodi, et enne tuuri siis oli Võru rattarallil, avastasime, et raami kõrva poldid on puudu. Sain need uued pandud ja mehaanik pani isegi keermeliimi ja paistab, et siis järelikult on raam puru. Pärast esmase jooksikute gruppi kinnipüüdmist umbes 25. kilomeetril võtsid initsiatiivi otsustavalt enda kätte leedulased. Nende selgeks sihiks oli kodusel etapil liidrisärk haarata. Gediminas Bagdonas püsis kokkuvõttes ju teisel kohal ning kaotus sekundeid vaid 8. Leedulased lõhkusid küljetuule lõikudel suure grupi korduvalt mitmeks tükiks. Väiksemate gruppide ühinemisel tekkis ette lõpuks 31-meheline seltskond, kus juures alates esimesest päevast liidrisärki hoidnud rooslast Aleksander Kingsjöt ees polnud. Ta langes rattakummi purunemise tõttu tagumisse gruppi ning ette enam ei jõudnudki. Vahefiniši 79 kilomeetril Panevežises võitis jällegi Bagdonas. Kaksikvõidu kindlustas Leedu koondisele Darius Džerbus, 3. oli Ian Wilkinson. Teine vahefiniš 138 kilomeetril läks omakorda Wilkinsoni saagiks, Bagdonase ja veel ühe Leedu koondislase Marius Bernattonise ees. Etapi võitu hakati jagama umbes 20-25 kilomeetrit enne finišit. Juhtgrupist sõitis väikese vahega minema 7 meest, kes ette jäidki. Võitis Bagdonas, Itera Katjuša esindaja parimaks noorratturiks tõusnud Viktor Šmalko ja Enduro Racingu tiimi sõitja austraallase Dean Windsori ees. Võitja keskmiseks kiiruseks tuli koguni 50,2 kilomeetrit tunnis. Sellise keskmise kiirusega sõite ei kohta just ülemäära tihti. Üldarvestus löödi etapiga pea peale. Gediminas edu lähimate ohustajate ees kasvas 41 sekundile. Not so far Panevežis, this attacking there after Pakruojis city. There is first attack and all team together working. And there is split group. And later just work all guys. I think so interested. It's really fast, also very wind. And just left 25 kilometers. Rush guy attack and sit in the wheels, work together and coming Enduro from Holland guys and work together. Yeah, maybe last 5 kilometers, not so many guys working, but just today go not for the victory, just for jersey. And like this, and today also win stages, amazing, I'm really happy and all team really happy. И сегодня как-то двойная победа. Лидерская майка тоже
теперь увидим меняться. Ну да, сегодня вроде взяли майку и ждать последнего дня, как и рискованно было, но думали, если сегодня есть возможность, тем более, что погода такая ветреная сегодня, как пойдется гонка сначала, это было очень неизвестно. Это было больше в нашу сторону, как ребята тоже взяли инициативу сами. И, как говорится, сами взяли инициативу, они и выиграли. Noorte arvestuses said kaksikjuhtimise enda kätte Itera Katjuša U23 tiimi sõitjad. Viktor Šmalkoole järgnes 16-sekundilise vahega Mamõr Stas. Tegemist on noorte meestega, kellel profilepingut veel pole. Katjuša süsteemis on see 3. aste, peale mida tulevad veel kontinentaaltiim ja pro-tiim. Я, в принципе, уже под конец гонки стал довольным, несмотря на то, что ребята отмечались там и на предыдущих этапах, но так как мы едем первый раз эту гонку, и, видимо, как я вижу, гонка только начинается на последних этапах, так как уже тут больше ветра стало бокового, и все видно закончится завтра, решится еще что-то завтра. Вот. Ну, в принципе, доволен, приближаемся к каким-то определенным результатам. Перед туром у меня помочь самой главной команде. Там у нас определенного лидера как бы не было. Как бы все зависело. Мы ждали разборочные этапы, как раз это был 4-й. И так получилось, что в нужном отрыве оказался я, и всю команду положили под меня и старались победить. Катюша, первый раз на такой гонке. Как казалось, состав гонки? Это была хорошая гонка ли? Да, гонка хорошего уровня. Как наша команда молодая, хороший опыт для нас и показали, я думаю, в принципе, неплохой результат для нашей команды. Saan Pirul on samu? No see sprint sai pärast luua. No alles. Oi, no see pole... See kui on sekonda. Velotuuri viimane 5. etapp Utenast Vilniusesse möödus liidrisärki kaitsnud Leedu koondise ja meeskondlikus arvestuses juhtinud Endura Racingu kontrolli all. Nende soov oli hoida peagrupi koos ning jooksikuid kaugele mitte lasta. Etapi 12. kilomeetril oli mängus Velotuuri Mägede kuninga särk. Punktitabeli järgi konkureerisid särgile reaalselt 4-5 meest ning võitlus oli kõva. Üllatuslikult näitas profidele silmad ette esimest aastat meesteklassis võistlev Mihkel Räim, kes mäefiniši võiduga võttis liigsed küsimused päevakorrast maha. Muidu oleks päris igavaks vist läinud. Aga täna oli, mitte ainult teie jahtinud seda särki, vaid tegelikult viimasel päeval oli võimalus seal päris paljudel seda särki saada. No tänane mäefiniš meenutas natuke mingi M16 või junioride sõitu, kus minnakse nagu kõiki panema, kõik tahavad kõike võtta ja selles suhtes, et Endura ja isegi rootslased ja hollandlased, et see oli nagu päris karm selles suhtes, et kõik tahtsid seda, kõigil oli võimalus. Aga sa siis näitasid, et oled kõige kõvema jalaga või? Sai jah natuke profidele peavalu valmistatud, et näitasin, et amatöör võib ka, oskab sprintida, ütleme niimoodi. Velotuuri finiš Leedu pealinnas Vilniuses oli vaatamisväärsus omaette. Rattureid tervitas linnaringi veerel tohutu rahvamass ja võistluse lõppvaatusele kaasa elanud leedulased ei pidanud pettuma. Gediminas Bagdonas tegi võidusõidule kuldse duubli, olles parim nii etapil kui ka kokkuvõttes. Ühe velotuuriga Bagdonasele 4 UCI võitu, mis märgib fantastilist resultaati. Salainfo räägib, et järgmisel hooajal sõidab Balti tuuri võitja Prantsusmaa tippmeeskonnas AG2R La Mondial. Yeah, it's real nice. I see many people here coming and to go with Velomarathon, and it's really fantastic. We're not home, in Lithuania, Vilnius capital. So many people now know me, and
And big thank you my team, good working all day. Start for Utana, finish in Vilnius. It's unbelievable, you know. And yeah, I'm win 3 stages, but always help for my team, not just me alone. And this seems like a perfect tour for the Lithuanian national team. Yeah, it's now like national team is really perfect. All guys really friendly and help for everybody. It's not just for me, you know, just try for me just for sprint, but just lucky and wins 3 stages in general, it's really perfect. Meeskondlikult võidutses Balti keti velotuuril Briti tiim Endura Racing, kelle ridades sõitis ka eestlane Rene Mandri. Kuna tiim hooaja lõpus oma eksisteerimise lõpetab, olid Mandri tunded velotuurist üsna vastakad. No tuur on päris hästi käima saadud, et isiklikust vaatevinklist muidugi kõige paremini läinud. Ja oleks võinud midagi rohkemat loota kindlasti, aga eks see sõit ole sile, et mulle päris kondi järgi ei ole, et pean lootma seda ühte päeva, kui on väga raske, et see üks päev eile oli ja siis mul läks 35 kilomeetrit enne lõppu halval momendil kumburu, et sõit läks selle taha ja meeskonnaga võib rahul olla, et meeskondlik võit ja kokkuvõttes olid ka siin kutik 3. ja 4. ja et siit-sealt häid kohti etappidelt ka, aga ühtegi etapivõitu kätte ei saanud. Velotuuri mullune võit Järgi Pütsep lätlaste Alfa Baltic profitiimist pidi seekord rahulduma 18. kohaga. Kaotust võitjale kogunes 5 päevaga, 1 minut ja 18 sekundit. Sel aastal oli tuur, UCI tuur, eelmine aasta ta ei olnud, et tase oli kõvem ka? Otseselt mina arvan, et kõvem ei olnud. Ühtlasem ei natuke, et eelmine aasta võib-olla oli seal 4-5 tiimi, siis see aasta oli ikkagi üks 10 meeskonna, kes võtsid ette ja kui mees eest puudu oli, tegid tööd, aga iseenesest ma arvan, et see aasta oli tuur kärgem, kuna ei olnud niisuguse küljetulde etappi nagu eelmine aasta oli, et siin Leedus hakkas kohe küljetultega pihta ja siis oli Lätis seal Sigulda etapp oli juba vihmaga ja viimane oli paduvihmaga ja tuuline, et see aasta tuur iseenesest oli kergem ja ega siin lõpus nagu oleks hea olnud, kui oleks olnud niisugune raskem etapp, kus saaks veel midagi lahendada, aga täna nagu Endura ja leedukad sõidavad 15 käest ees, ega siin ei ole mõtet nina välja pista. Siin istu soojas ja oota ainult lõppu. Velotuuri korraldajad andsid endale aru, et paremini saab alati, aga vähemalt algus on tehtud. Järgmisel aastal liitub korraldaja riigina Soome. Velotuur kuulub siis taaskord UCI kalendrisse. Нам очень повезло. В принципе, повезло так же, как эстонцам в прошлом году. Ну, я очень хотел, чтобы это так получилось, но кто же может что-то прогнозировать в велоспорте, когда есть боковой ветер или что-нибудь другое. Но нам в этом году повезло. И финиш в Вильнюсе сегодня мы очень рады, что очень много людей собралось с велосипедами. Это 7300. Полный город велоспорта. Ну, это фантастическое мероприятие. И мероприятие вписалось в нашу спортивную жизнь Литвы. И мы рады, что эстонцы проводили спикер парламента и министр культуры гонщиков. У нас встречает канцлер правительства, велосипедистов и министр просвещения. Так что что-то у нас общее опять начинается так же, как было в 1989 году, когда все стояли руки взявшие друг за друга. Может быть, что-то лучшего и в душах начнет получаться. See vastuvõtt siin Vilniuses on tõesti kena ja see viimane ringid siin Vilniuse linna vahel oli tõesti nagu Tour de France juba peaaegu. Ma tean, et neil oli siin midagi 7000 osavõtjat ka sellel rahvarattarallil ja väga paljud jäid siia pealt vaatama ka, nii et tegelikult see lõpp on ikkagi päris särav. Финиш хороший, вся гонка хорошая. Ну, нам много еще учиться надо и расти, но я думаю, что старт у нас хороший по сравнению уже с прошлым годом, и думаем, что будет только лучше и лучше.